Mina olen Janne Järva. Igapäevaselt ma töötan Eesti Pimemassööride Ühingu koolitus- ja massaažikeskuses. Ja olles ise vaegnägija, siis oma igapäevases töös ma korraldan teistele nägemispuudega inimestele massaažikoolitusi, rehabilitatsioonikursusi, erinevaid vaba-aja üritusi. Ja olen seda tööd teinud juba umbes 20 aastat. Oma töös ma kasutan ise ka erinevaid abivahendeid ja minu ees siin laual on praegu üks minu põhiline töövahend, mis on lugemisteler ja ta suurendab umbes 38 korda. Ja tema puhul on väga hea veel see, et temaga ei saa mitte ainult lugeda, vaid tema all saab ka kirjutada. Ja lisaks muidugi ma kasutan arvutit ja ekraanilugemisprogrammi, mis siis loeb mulle kõik tekstid, mis ma kirjutan ette. Ja minu põhitöö ongi see, et ma pean päevast päeva hästi palju pabereid tegema. Ja selles mõttes on lasteraamatu kirjutamine hästi suureks vahelduseks minu igapäevatööle. Kuidas ma üldse jõudsin Nurrulandi lugudeni? See oli juba üsna ammu, umbes 10 aastat tagasi. Ma nägin unes ühte oma kassi. Mul on terve elu olnud kodus kass ja koer ka. Ja see oli hästi selline värviline ja selles mõttes tore unenägu, et oli nagu film, kus siis see kass ütles mulle, et ma tervitan sind Nurrulandist ja samal ajal taustal olid sellised hästi ilusad värvilised loodus ja majakesed, sellised punase katusega majakesed, nagu ma just Nurrulandi lugudes ka kirjeldan. Ja ma tõusin hommikul üles ja mõtlesin, et see on küll väga selline uni, et see tuleks kirja panna. Ja kõige rohkem mulle meeldis tegelikult see Nurruland, mis ta välja ütles. Ja see saigi raamatu pealkirjaks, nii et kõigepealt ma panin kirja sõna Nurruland. Ja siis ma hakkasin kirjeldama seda, mida ma sellest unenäost veel mäletasin. Ja lõpuks tuligi välja Nurrulandi lood. Ja et oleks huvitav, siis kassid, kes seal lugudes tegutsevad, nad said kõik oma iseloomu, oma karakteri, sest et nagu Pahanduste Paula, siis tema sees on peidus väga palju erinevaid iseloomujooni ja erinevate seikluste raames siis need iseloomujooned tulevad välja. Ja lugu on võtnud aega umbes 10 aastat ja lõpuks nüüd ma olen jõudnud nii kaugele, et see raamat vajaks natukene hoogu juurde selleks, et temast saaks päris raamat. Kui minu jaoks oli Nurrulandi lood valmis saanud, siis ma sain kokku Kerliga, kes hea meelega oli nõus selle raamatu valmis tegema. Ja Kerli kaudu ma sain kokku Sirliga, kes oli terve elu unistanud sellest, et teha ühele lasteraamatule pildid. Kui esimesed pildid olid valmis saanud, siis me näitasime neid lastele ja need pildid hakkasid kohe lastega rääkima. Nad hakkasid väga ilmekalt seda lugu edasi jutustama. Koos Nurrulandi lugudega tuleb ka Pahanduste Paula värvimisvihik, kus siis lapsed saavad ise värvida kõiki neid pilte, mõelda nende tegelastele uued värvid, mõelda oma tegelasi sinna juurde ja sellega anda sellele raamatule omalt poolt ka juurde. Kõik need pildid on joonistatud käsitsi
millele siis kunstnik on andnud juurde oma sellise käepuudutuse. Ümberringi oli pilkaselt pime öö. Vaid kuu nägi pilveserva tagant alla piiludes üsna mõtliku koonuga sammuvad Paulat ja üht väga ähmis kärbest tema pea kohal kaasa kihutamas. Pirr pirises Paula pea kohal sõjaplaanist ja Paula katsus oma mõtteid kärbseplaanide sarnaseks sättida. Nii palju oli ta aegapidi oma krapsakat iseloomu kohendanud, et ei tormanud enam ummisjalu kaklusesse, kui Nurrulandi saatus mängus oli. Mõlemad teelised olid jõudnud üsna Vikerkaare maja lähedusse, paksu põõsa taha. Nad nägid põõsalehtede varjust liigagi hästi kaarnate mustavaid kujusid maja ümber lainetamas ja liikusid väga vaikselt neile lähemale. Kaarnatest kõrgeim oli just lõpetanud oma kõne tunnustamiseks noka plagistamise ning lausus kangesti kurja häälega. Las nüüd Kriimu tuleb ja kirjutab kokkukolimislepingule alla ning annab ühtlasi Nurrulandi salasõnade raamatu kaarnatele üle. Seejärel laseme tuulepöörise lahti ja keegi ei saa kraaksuda ega njauguda, et me pole sõbralikult asju ajanud. Siis kuulutame ametliku osa lõppenuks ning võime rahus igaüks oma pesa punuma hakata. Niisiis, hakkame pihta. Ta nipsutas tiivaplaksuga 2 noorukest kaarnat kohale, kes suurt paberirulli 2 vahel sikutasid ning selle siis kaarnatest kõrgeima ette lahti rullisid. Nõndaks, ega siin ole aega raisata. Kõik praeguse ja tulevase kaarnariigi kokkulepped tuleb öö kaitsva tiiva all korda ajada, sest ainult siis on need tõeliselt edukad. Kus on Kriimu? Kui kaua ta kavatseb veel kalleid kaasmaalasi siin hoovi peal kraaksuda lasta? Sul on nüüd tõesti aeg koju minema hakata, susises Paula vaikselt põõsas ja hüüdis siis kõvasti. Siin, ma olen siin ja tulen kohe, kirjutan su üllitisele alla. Mul on oma tint ja sulg ka kaasas. Kaarnatest kõrgeim oli väga rahul. Ta nägi põõsastest endale pruunivöödilist kassi lähenemas ja pidas teda pimedas Kriimuks. Olid ju Paula ja Kriimu valgeski üsna sarnast karva. Nüüd liikus Paula kindla sammuga kaarnatest kõrgeima poole ja ülejäänud parv tõmbus tema teelt lootusrikkalt häälitsedes kõrvale. Pirr oli lennanud Vikerkaare komitee maja katuse äärele ja jälgis sealt suure ärevusega Paula minekut. Mustad kaarnakogud lainetasid ta silmade ees ja tema ainsaks sooviks oli, et Paula esimese hooga ikka kohe õige kaarna üle pintseldaks. Sellises pimeduses oli kerge eksida, aga Paula lähenes aina kaarnatest kõrgeimale. Kassid Vikerkaare komitee majas hoidsid hinge kinni. Liiga palju selles hetkes sõltus Paulast ja nad keegi ei saanud teda aidata. Kriimu hoidis ennast kardina varju, et kaarnad pettust ei märkaks ja jälgis sealt Paula minekut. Mitu ärevaks tegevat mõtet maandus korraga ta kõrvade vahele ja seal nad nüüd rüselesid ning kasvatasid hirmutunnet Nurrulandi saatuse pärast. Kas Paulal on ikka täpselt meeles, millise osa kaarnast ta peab kindlasti üle pintseldama? Kas tal jätkub külma närvi oma töö ära teha kaarnaga vastakuti seistes? Ega ta komista ja aja liigselt rutates värviämbrit ümber? Aga Paula kõrvade vahel sääraseid mõtteid ei eksinud. Ta oli juba üsna kaarnatest kõrgeima lähedal ja hüüdis sellele. Tonksa nokk nüüd sinna kohta, kuhu ma kirjutama pean hakkama. Mul jäid prillid maha ja kole pime on ka. Kaaren jalutas pikemalt mõtlemata mööda lepingut nagu vaipa allakirjutamise kohani ja tonksas nokaga selle suunas.
Lase käia, me oleme juba niigi liiga kaua ootama pidanud. Tonksa korra veel, palus Paula ja kangutas salamisi värviämbril kaane pealt. Ma ei jõudnud esimese hooga ja ähmis olemisega nii tähtsa ürituse pärast tähele panna, kuhu sa tonksasid. Kaaren põritses põlastades Paulat ja virutas suure hooga noka lepingust läbi mättasse kinni. 1000-nokaline parv plagistas kahjurõõmsalt juhi äparduse pärast nokki ja mõni naeris avalikult kaarnatest kõrgeima taeva poole turritava sabatuti üle. Paula pistis kiiresti pintsli ämbrisse ja tundis suurt kiusatust kaarna püstisest sabatutist alustada. Kuid kurja linnu kukal hakkas juba kahtlaselt kiiresti mättast kerkima ja rohmakalt pead raputades püüdis ta vabaneda nokka otsa tolknema jäänud lepingust. Kui Paula kiusama kippunud uitmõttest lahti rapsas ja kaarna kukla sulgi valgendama asus. Parv pani üllatunult kõva klõpsuga nokad kinni ja jäi silmi pungitades toimuvat tunnistama. Kaarnatest kõrgeim keksis häbistatult põõsavarju ega osanud oma suure häbiga enamat peale hakata. Kogu lähim ümbrus oli mustade lindude segast sosinat täis. Mida nüüd edasi teha? Kassid ootasid Vikerkaare komitee maja aknal, millal parvejuht ometigi otsa ringi pöörab ja tuldud teed tagasi hakkab lendama. Aga ei midagi. Valgendatud lind kössitas endiselt põõsavarjus ja ei ilmutanud mingeid lendu tõusmise märke. Üsna vastupidi, ta vajus järjest rohkem kössi ja surus ennast tihedasti maad ligi lehtede varju. Kriimu pöördus juba salasõnade raamatut võtma, et seejärel vaadata, mida edasi tegema peaks, kui majas tõusis tohutu tuul. Ta surus väärtusliku raamatu kõvasti enda vastu ja juba tõttasid ka 7 süsimusta kassi oma käppi raamatule asetama. Tuulepööris oli kotist välja pääsenud ja kookoni ribadeks käristanud. Aga nüüd ei vaadanud ta enam kasside poolegi, vaid sööstis ühe ainsa huilatuse saatel joonelt avatud aknast välja otse kaarnaparva keskele. Kohale jõudes tunnistas ta tummalt põõsa all kükitavat valget parvejuhti. Haaras selle siis õhku tõustes kaelasse ja tuhises tuldud teed tagasi kaarnate pesapaiga poole. Sellisest asjade käigust ei osanud ülejäänud parveliikmed midagi arvata. Nad ei teadnud, kas on õige tuulepöörisest kantud pooleldi valgeks võõbatud kaarnat enam parvejuhiks pidada. Paula ei kannatanud enam juhita jäänud parve peataolekut pealt vaadata. Just tema musta parve keskel nüüd juhtimise üle võttiski. Ta tegi käppadega mõned lendu tõusmise liigutused ja määras uue esilendaja. Sina, valge nokaga, oled nüüd parvejuht ja lendad selja taha kiikamata pöörise tuules tagasi. Katsu kähku teha, mul on kogu külalislahkus otsas ja veel pool ämbrit värvi alles. Mul ei oleks sellest sinu kasuks sugugi kahju loobuda. Meie võit, hüüdis õhtune õnneämblik ja ronis toalille juurikate vahelt välja. No oli alles madin, möönis ta rahulolevalt ja heitis tunnustava pilgu Pirrile. Me oleme väärt seda, et meiegi pildid Vikerkaare maja koosolekuruumi seinale riputataks. Seda kindlasti, nõustus Pirr. Seesugust ohtlikku üritust ei ole mina oma eluajal veel läbi teinud. Aga peakangelane on muidugi Paula.